sa tead, kes see mees on ja sa leiad selle mehe üles, siis tõmba kõne peale. Hallo, coach kuuleb. Jah, ma olen teel. Sina oled muutuja ja mina olen muutja. Sina muutud, kui sina soovid muutuda. Sina muutud paremaks inimeseks. Sina muutud tugevamaks inimeseks. Sinust saab üliinimene. Nietzsche, siit tu püksi. Siit tuleb Maiduk, life coach. Tervist, ilusat emadepäeva teile. Minuga koos on siin täna Johanna-Maria Tõugu. Mis sa, Johanna, arvad, kas emadepäev on, tähendab, mina ei tea, kas emadepäev on riigipüha või? Ma ei ole kursis. Mina ka ei ole. No, oletame, et on. Aga kas sa ei arva, et see on natuke seksistlik, kui emadepäev on riigipüha? Ei arva. Võiks isadepäev ka olla riigipüha. Puhata on hea. Perega on hea olla. Õige. Kuidas sinu pereväärtused on? Kas pere on kõrgel kohal sinu prioriteedi nimekirjas? No ma just mõtlesin täna, et peaks vanaemale helistama, aga ma ei ole täna veel jõudnud, nii et ma ei tea, võib-olla see näitab, et äkki ei ole nagu prioriteet, aga samal ajal ikka mõtlen sellele, et peaks rohkem maale jõudma nagu. No, siis tegelikult ei tahagi vanaemaga rääkida, või tahad hoopis maale minna kuskile? Ei, nagu selles mõttes tahaks nagu vanaemale külla minna või nagu tahaks lihtsalt rohkem hängida. Mina tegin seda, ma käisin reedel tema juures. Ja ma võib-olla isegi helistan talle täna. Aga ma teen niimoodi, et ma jätan ta nagu rippuma natuke, nagu konksu otsa. Et ta mõtleb, et kas ma helistan. Kas ma helistan nagu natukene enne 12, sest ootusärevus on kõrgem. Tead sukest nippi või? Jaa, aga mul on selles mõttes teadmine, et mu vanaema ärkab mingi kell 5 ja ta läheb kell 9 õhtul magama, nii et ma proovin teda mitte häirida. No, sa veel jõuad täna. Aga kas sina oled ka ema? Ei ole. Ei ole, aga kui vana sa oled? 23. Kurat, siis sa ei ole ju kasulik ühiskonnale. Ma arvan, et ma olen küll kasulik ühiskonnale ja just eriti selles osas, kui ma ei saa praegu lapsi. Ma saan lapsed siis, kui ma olen nendeks valmis ja ma saan lubada nendele lastele normaalset elu. Ma praegu ei saa nagu iseendalegi piisavalt pakkuda. Aga kes ütles seda? Keda ma siin parafraseerisin? Martin Helme oli see. Martin, kas ta on üks sinu iidolitest? Kindlasti mitte. Ei ole, aga miks ta ei ole? Ütle mõni põhjus lihtsalt. No esiteks tema ideoloogia on minu jaoks tõesti vastuvõetamatu. Ja. Aga ma kuulsin, et talle meeldib džäss, mis on päris lahe. Sulle meeldib ka? Ma naudin džässi väga. Kas võib-olla Charlie Parkeri kontsertil oleks see hetk, kus sa räägiksid Martin Helme kui suitsuruumis tühja loba? Tõesti võib olla, et selline asi võib ette tulla siis, kui me näiteks Europarlamendis kohtuks ja no nüüd siin oli just ka üks stseen, vist oli Strasbourgis on ju, kus 2 vennikest sattusid olukorda. Ma arvan, et meiega sellist asja ei juhtuks, et täitsa võib olla, et mingisugune pinnapealne muusikateemaline paar lauset vahetaksime. No ja esiteks, ma arvan, et sinu juuksed on meelepärast värvi talle. Ja teised asjad siin ka tead. Ja ma täitsa näen seda juhtumas. Jah, ei, selles mõttes ma võin nende inimestega rääkida ja hea meelega räägin, aga kas sellest sünnib mingisugune koostöö või midagi muud tähenduslikuma ja ma sügavalt kahtlen selles. Midagi keskteest sarnast, midagi. No me peame üksteisega üheskoos ju siin maailmas eksisteerima kuidagi, peame hakkama saama. Jaa, selles mõttes küll. Tead, muideks sa oled nüüd 3. naine, kes siin saates on, et mul on siin palju mehi käinud ja ma alguses mõtlesin, ma üldse nagu naisi ei kutsu, sest mehed, nad tõukuvad kuuli nagu
palju kaugemale. Ja mis sa arvad sellisest progressiivsusest? See on sinu saade, tee mida sa tahad. Vot jah, ei no ma mõtlesingi ümber jah siin, et nii palju seda meeste asja ei jaksa ka tead kogu aeg ajada. Et vist ei ole vahet tegelikult palju keegi seda kuuli tõukab. Aga ma võin sulle kohe öelda, kuidas kuulitõuge on inglise keeles? Kuskil mingi kuulitõuke nagu area või, mingi piirkond, kus te maja ees nagu teete kuuliviske ära ja siis saate teada, kas tuleb hea saade. Pärast saadet, jah, see on selline esoteeriline kuulitõuge. Kalevi staadionil, see ei ole väga kaugel siit. Okay. Ja siis me tuleme siia. Kas sa tahaksid tulla minuga koos kuuli tõukama? Jaa, miks mitte, no, sport võidab. Aga kas Martin Helme, mis sa arvad, tõukab sinust rohkem kuuli? Kindlalt. Jaa, ma arvan küll. Ma arvan ka, ta on üsna sportlik. Mis sporti ta teeb, tead sa? Ma guugeldan. Ma tegelen lihastreeninguga, selles mõttes, et võib-olla tugevust nagu on, aga konkreetselt, ma ei tea, kuuli tõukamist vist sai kunagi 2 korda tehtud, rohkem pole teinud spordipäeval. Palju tuli, ei mäleta? Ei mäleta, vähe ka kindlasti. Minul tuli pallivise, tuli 3. 23 meetrit. Ja põhimõtteliselt ma võin sulle... See on nii vaarja, lihtsalt see on nii random fakt, lihtsalt 3. klassis või? Ma arvan oli, jah. Okay, ma võin sulle öelda, ma praegu vaatasin, ma kirjutasin Martin Helme sport, tuli sport.postimees.ee märksõnaga Martin Helme, tuli ainult 2 uudist ja need ei ole spordiga seotud, vaid üks ütleb, et Helme leidis Nõmme Kalju skandaalis võimaluse kiike rünnata. Ja kõik. Üsna temalik. Mis sa arvad, kuidas ta teda ründas, mis sa arvad? Eks ikka vastandumine. Kiigele oli väga palju seda vaktsiini teemat ju ette heita, et oli tervishoiuminister, et kindlasti midagi sellist koroonaga. No. Aga ma mõtlen seda, et kes see siis veel oleks võinud olla või nagu ta ju lihtsalt võttis löögi. See oleks ükskõik mis teine inimene, ta oleks ju täpselt samamoodi saanud. No jah. Minu meelest ta sai väga hästi hakkama, selles mõttes, et arvestades seda, milline on Keskerakond, kui üldse top to bottom nagu, sorry, full of shit nagu, et Tanel Kiik vedas väga hästi välja nagu. Okei, mina olen väga poliitikakauge inimene, mul tavaliselt, kui ma pean mõtlema, mis asi on näiteks koalitsioon, siis mul nagu käib siuke talitus peas, nagu ahv lööb neid taldrikuid ja siis ma nagu panen mingid pusled kokku ja siis ma olen, see on koalitsioon. Aga miks siis full of shit? Väga korruptiivne. Vähe erakonna sisest demokraatiat, et jagatakse positsioone mingitel kahtlastel alustel. Mis see maailmavaade üldse Keskerakonnal on nagu? Keskmine. Populist lihtsalt, et on nagu suke, et neoliberaalne partei, kes serveerib neid ideid natuke nagu vasakpopulistlikus kastmes, aga nagu Eestis, kui sa ütled, et sa oled vasakpoolne, siis sa ei lenda väga kaugele, aga siis nad nagu maskeerivad ennast ära veits. Aga arvad seda, jah? Aga ütleme, kus kohas lendab vasakpoolsus? Rootsis või? Jah, sest neil on näiteks peaminister, on vasakpoolne sots ja näiteks ka Saksamaal on praegu Olaf Scholz, kantsler, on liidu kantsler, on sotsiaaldemokraat ja siis Sanna Marin, Soome peaminister, jälle vasakpoolne. No vot, et siis see võiks ju justkui, no vaata, Eesti tahab kogu aeg Soome olla, on ju? Jah. Kas sa oled väljas õlut, oled joonud viimasel ajal või? Ma õlut ei joo, aga ikka väljas käin. No mida tahes oled väljast ostnud või? Ikka. On Soome tunne ka osta 6 euro eest jooki endale või? Mis 6? 9? Mis sa jood oleneb? No jah,
jah. siis võiks Aga ei, kindlalt nagu jah, on küll. Selles mõttes, et Eestis on ju hinnatõus praegu vist oli 19% nagu. Euroopa kõige suurem. Ja Eesti inimene on selles mõttes väga huvitav, et ise kui meil on hinnatõus nii kõrge ja me põhimõtteliselt vaesume praegu, sest meie ostujõud ju väheneb, siis ega me ei vingu. Me võime kartulikoori ka süüa, peaasi, et me oleme vabad. Nagu peaasi, et venelased ei tule, on ju. Et ma ei näe praegu mingisuguseid suuri horde kuskil Toompea ees või pensionäre kuskil demosid tegemas. Ei ole, me oleme kõik okei, enam-vähem sellega. Aga ei peaks olema või peaks olema? Mina arvan, et ei peaks olema. Aga see on see, et geopoliitiline olukord on selline, meil on parasjagu neoliberaalne, nagu parempoolne, väga sügavalt majandusele keskendunud erakond, Reformierakond. Kaja Kallas juhib meie riiki ja välispoliitiliselt suurepäraselt, aga sisepoliitiliselt mitte nii hästi, sellepärast et meil on mitu Eestit nii-öelda, vahe rikkamate ja vaesemate vahel endiselt läheb suuremaks ja siis me imestame, et miks EKRE järsku jälle nagu populariseerub, kui need ongi need inimesed, kes ei oska enam selles olukorras mitte midagi teha ega kedagi valida. Nad on vihased, nad on maha jäetud, nemad ei näe seda edu, millest räägivad Reformierakonna valijad Viimsis. Nemad ei näe seda, sest nemad ei saa sellest osa. Ja Reformierakond siis nagu ütleb, et mis teil nagu häda on? Mis teil viga on? Ja seal ei ole nagu seda hoolivust ja siis samas EKRE nagu ei paku ka neid lahendusi ja siis on selline nagu vaene ära lollitatud rahvas. Okei, aga mida paremini teha saab siis? Maksupoliitikat võib-olla muuta. Mina alustaksin sellest, mida veel teha saab, energeetikaga saab tegeleda selles mõttes, et energiahinnad ongi väga kõrged praegu kütus, see keribki seda hinnatõusu ka. Ja mis selle energeetikaga teha saab siis? Okei, selles ma tahaksin pikemalt rääkida, aga kui ma ütleksin lühemalt, siis oluline on tagada meile energia iseseisvus ja see, et seda energiat ei läheks niivõrd palju kaduma ja see peab tulema taastuvatest allikatest, et me ei saa panna biomassi, mis on meie mets, taastuvenergia nime all ja siis need tootjad, kes nagu viskavad neid pelleteid ahju, saavad ka taastuvenergia toetuseid peale. See ei ole hea idee praegu. See ei ole nagu päris õige või? Seda endale ei tahaks ühte pelletitehast või? Keegi tuleks pakuks, ütleks, näe, palun, see on sinu pelletitehas. Mul ei ole sellist huvi. Minu jaoks see pellet võib olla, aga asi on selles, et kui teda teha nii suures mahus, siis ta on igatpidi kahjulik. Aha, aga ma vaatan. Eesti kõige rikkam mees muideks on pelleti. Ja, kes see on siis? Mul ei tule ta nimi praegu meelde. Mees on rikas mees, kes on seal Eesti rikkam mees, ta on Graanul Investi omanik. Just, selleks ma siin praegu olen. Graanul Invest aktsiaselts. Graanul, teadmike ei luba mulle selle. Raul Kirjanen, jah. Kusjuures Raul Kirjanen käis Kaja Kallasega ühes koolis. Mis koolis? Inglise kolledž minu meelest oli. Kas sina oled ka mõne sellise ninaga käinud ühes koolis? Lembit Petersoniga? Jah. Raul Kirjanen. Ma lihtsalt vaatan, palju käivet on pellet. 2000 selle aasta esimeses kvartalis on siis maksustatavat käivet
80 miljonit. Sa ei tahaks endale seda 80 miljonit. Kui keegi ütleks, et siin on ju, ja mitte midagi ei juhtu nagu halba sellest, ja loomulikult nagu free money, who doesn't want that. Aga kui sellega tuleb kaasa elurikkuse kadu, metsade hävitamine, CO2 heide, ma ei soovi seda. See on see, mille vastu ma töötan. Aga mis raha eest sa oleks nõus? Mis raha eest sa silma kinni paneks? Ei panegi, sest ma ei tee seda tööd raha pärast. Aga mul selles mõttes, usu või mitte, pole seda raha. Aga kui mul oleks, ma laoks selle siia lauale, siis ma usun, et sul oleks hind. Mina jälle arvan, et ei ole, sest ma ei saa mitte ühtegi senti selle töö eest, mida ma siin teen. Siis let's agree to disagree, ma jään endale kindlaks, sa jää ka. No jah. Kas sa 4-2-0 tähistasid? 20. aprillil tähistasid tähtpäeva. Mitte teadlikult, ma ei mäletan, see läks nii kiiresti mööda. Hitleri sünnipäeva. Ma vaatan, mis ma tegin sellel päeval. Mul on vaata. Hitleri sünnipäev oli sellel päeval. 20. Ma nagu teadlikult, ma ei pane kirja, et mis kuupäevadel ma suitsetan. Ei, ma ei teinud sellel päeval. Sellel päeval ma olin lihtsalt nii toime. Aga sa muidu paned kirja päevikusse? Ei, ma ei pane, lihtsalt saan aru, et mul tuleb meelde nagu. Mis sa sellest arvad? Ma teen nii sagedasti. Järgmise 10 aasta jooksul näeme suve, kus poolused on puhtaks sulanud. 10 aasta jooksul? Jaa. Ei, 10 aasta jooksul mitte. Aga... Ei, selles mõttes ma ei ole teadlane. Vaatame seda, mida teadlased ütlevad. Ei, aga umbes, aga mitu see on siis? Et mis aastal on mõlemad poolused sulanud või? Jaa. Ma seda ei oska sulle öelda, ma ei ole teadlane. Aga kui see juhtub, no ei, võt see on nagu päris halb, sellepärast, et siis hakkab selline asi ka, et Siberi igikelts hakkab, no see juba on sulanud teatud määral, aga sealt tulevad igasugused huvitavad haigused, näiteks viirused, mis on sinna ära jäetunud. Fake pandeemia on see muud midagi. Ja siis tuleb ka CO2 sealt, sest kui see jää ära sulab ja seal all on mega palju orgaanilist materjali, siis hakkab lagunema ja tuleb CO2. Aga võib-olla mina ei näe seda. Okay. Mitte tulemas, vaid ma mõtlen, et ma ei ela igavesti. Nii et mina võtaks selle pelleti tehase, ma arvan. Kui oleks siuke valik. See on maailmavaateline küsimus, et kas pärast sind tulgu või veeuputus või sul on nagu mingi suurem väärtus siin maakeral? Ma ei tea, jah, kas on. Kas sa tead seda, et Eestis kasvab ka kanepit või? Jah, olen kursis, jah. Kus kohas? Koordinaate tahad. Oleneb missugust, selles mõttes, et mina tean ainult neid kohti, kus toodetakse tööstuslikku kanepit toiduks. Ei, see, mis ma selle tööstuse, see ei ole söömiseks mõeldud ju kanep. Ei, ta on lihtsalt madalama THC sisaldusega. Ma pean nagu sööma mingi hästi palju neid ära või? Ei, nagu see on selleks, et sa saad sealt õlikanep on ju, seal on seeme, seal on, sa saad kiudu sealt, see on väga mitmekülgne taim. Kui ma olin 17, siis ma uskusin, et Rick Simpsoni kanepiõli teeb imesid. Siis ma sain aru, et Rick Simpson on sarlatan ja kanepid on vaja selleks teha, et saaks paukus olla. Okay. Kuidas sulle tundub? Mina arvan, et see on üks selline terviklik ja mitmekülgne taim, millel on ravim omadusi, uimastavaid omadusi, aga väga-väga praktilisi omadusi ka, et me saame seda kasutada no tõesti väga-väga mitmel moel, me saame sellest isegi plasti toota. Ja ta ei kurna väga palju maad, me saame sealt kiudu, nagu tselluloosi näiteks, milleks me ei pea nagu puitu maha võtma. Fair enough. Kus viimati puid maha võeti, tead või? No iga sekund kuskil võetakse, jah. Kas sa oled ise ka sükast pattu teinud või? Ma ei ole kusjuures elus mitte ühtegi puud maha võtnud. Lapsena ei ole?
kooli eest seda, mis on pihlakapuud kogemata välja tõmmanud? Ma ei tea, kas on mingi universaalne lapsepõlve kogemus kõigil või? Ei, no, ma Remember that time? praegu üritan aru saada, kas on. Ma tean, et siit ruumist enamus inimesed on. Mina küll olen. Kas sa panid tagasi või siis nagu tegid pelletit? Ma ei teinud pelletit ka ei teinud. Ma lihtsalt vaatasin ja mõtlesin, oi kurat. Noh, natuke läks üle käte, aga midagi hullu pole, keegi teada ei saanud. No nüüd saate, no see on nii palju aega möödast, ei saa midagi teha enam. Aga kas sa legaliseeriksid kanepi, kui see oleks sinu võimuses? Jah. Muidugi. 4-2-0, bro. Aga mis Savusaar, mõttega? ikkagi Savusaar nagu. Seda küll, sinna me jõuame veel. Aga mis mõttega üldse? Ma saan ju seda niisama ka. Selleks, et see oleks kõigile palju ohutum ja me peame kahjusid vähendama. Igasugune uimastite reguleerimine võiks toimuda sellisel põhimõttel, et me vähendame kahjusid. Jah, et tänavalt sa võid saada ükskõik mida, kui see käiks läbi riikliku süsteemi, siis me saame selle maksutuluga teha midagi kasulikku ja inimesed saavad seda, mida nad tahavad saada, mida nad on teadlikud sellest, et kui sa lähed näiteks poodi ja sa ostad endale veini, siis sa näed, kui kange see on ju. Siis sa saad aru, kas sa pead võtma pitsi või sa pead võtma 2 pudelit, on ju, mingit jooki. Et samamoodi on kanep, ta on väga, jällegi väga mitmekülgne, temas on väga palju erinevaid kannabinoide erinevates kogustes, see on väga oluline, sest selle mõju on inimestele erinev ja on väga oluline teada, kuidas inimestele mõjub, siis nad saavad sellega arvestada ja siis meil on vähem kahjusid, ehk siis ka kulusid riigile ka. Ja pluss me ei toida musta turgu, vaid jah, nagu me ütlesin, me saame selle raha suunata sinna, kuhu sa võiks nagu kuidagi midagi kasulikku teha. Samuti näiteks, ma võin regionaalarengut ka välja tuua, et inimesed saavad seda ise kasvatada ja sellega endale tulu teenida, mis on ju tore, sest maakohtades on aina vähem tööd. See võib ka riigikassasse tuua turismindussektoris juurde ja mis veel võivad alaneda teised ravimite ja teiste uimastite kahjud ja üldse tarvitamine, näiteks inimesed võivad hakata vähem jooma, nad võivad vähem tarbida erinevaid retseptiravimeid, sest nad saavad selle asendada ürdiga. Jah, väga palju põhjuseid on seal. No, fair enough, aga ma ei tea, Raisk, ma ikka päris sassi võib tõmmata ennast sellest asjast ka. Aga siin juba rääkisime universaalsetest lapsepõlve mälestustest ja ma tahtsingi küsida, et kas sa seda tunnet tead, et sa ostad seda, teed antsu, seda punast värvi antsu ja sa mõtled, et sa tegid antsu, kas sa tegid hoopis metat või? Ma pole kunagi sellist asja teinud. Ma pole isegi näinud sellist asja. Ma mõtlesin ikka mingid universaalsed asjad. Okei, ma ei tea siis. Aga Karvassepp tahab ka antsu kohta teha sult asju. Ja ta üldiselt arvab, et antsu võiks ka lebalt poes saada ja tema arust on väga tüütu eraldi kokku saada ja teeselda sõprust inimestega. Ja kui Johanna teeb nii, et antsu saaks statist osta, siis minu häälend garantii on saadud. Ja mina ütleks, et ma paneks ka sulle hääle, see teeb siis juba 2 häält. Palju sul neid kokku on vaja? N+2 ütleme nii, et see oleneb sellest, kuhu ma pürgida soovin, et kas ma soovin, kui ma tahaksin seda konkreetset plaani ellu viia, siis mul oleks vaja ikkagi saada sotsiaalministriks. Sotsiaalministri määrusega on kinnitatud need aineklassifikatsioonid on ju, see ei ole kusjuures rahva tervise seaduses määratud, kui sa paned näiteks, võtad lahti rahva tervise seaduse, seal ei ole
seal ei ole ära määratud, et mingi kanepit ei tohi teha, on ju, või mingi amfetamiini ei tohi tarvitada. Seal on kirjutatud, et siin on vaata lisa, siin on määrus, kunagi mingi aastal, mingi 2003-2005 midagi sükest, kunagine sotsiaalminister määras ära, et esimeses kõige kurjamas kategoorias on need ja need ained ja siis läheb alla. Et mina saan seda määrata. Siis ma saan näiteks kanepijürdi sealt välja võtta või liigutada seda amfetamiini kuhugi seal, aga ma ütlen seda, et seda kõike muud peale selle ravimtaime me vaatame hiljem. Vaatame üks korraga. Kanep kui ravimtaim, kanep kui ürt. Minu teada ürt oli rosmariin, mida ma panin oma liha peale eile. Aga see asi, millest ma ennast täiesti skisoks tõmbasin ja mõtlesin, et kurat, ma suren kohe ära, see ei olnud ja päris see rosmariin. ei ole mitte aine süü, vaid see on selle süü, kuidas seda tarvitada, kuidas see süsteem on tehtud. Selles mõttes, et alkoholist, kui sa jood pudeli viina üksi ära õhtul on ja siis sa oled ka pretty blasted. Aga see ei ole viina süü, nagu sina tarvitasid seda ja sa olid teadlik. Sa läksid poodi, sa ostsid sellest, et teadsid, et see on kange jook. Mina ei ole kunagi süüdi, kui ma viina joon, teised inimesed on selles süüdi. Mina tulen peole plaaniga paar õlut juua, aga siis, järsku mul on viin näpus ja mina pole seda sinna pannud. Sama on kanepiga, ma tahan kuuluda lahedasse blazing keskkonda ja siis ma ütlen, et vabalt me võime teha nii pika jondi. Pole küsimust. Kes see rullid oskab sükseid? Kuradi, ega tavaliselt ongi parajad kuradi nälkjad tehtud. Moe pärast on siuksed pikad. Aga seal on nagu enamik on tubakas või? Kuidas teie teete? Kuidas mulle, selles mõttes palju mul nende pikkade jointide kogemusi on olnud? 3 ja 3-st 2 oli siis küll nii, et enamus oli tubakas. Eesti värk või? Kuidas meie teeme? Nagu kuidas ma manti teen või? Nii kuidas juhtub. Ma ei ole nii suur entusiast, et ma viitsiks mingi jõhkralt palju ette mõelda, vaata. Et see, ma nagu ei võta seda nagu mingit spirituaalset kogemust kuidagi üsna juhuslikult. Aga kõige ägedam koht, kus ma olen teinud, on kartul ja ma ei tea, mis sul vastu panna on. Kartuli seest oled teinud? Mis on kõige huvitavam? Ma ei olegi võib-olla nii eksperimentaalne olnud. Mingi Gravity vist oli kunagi. Sa tegid lapsena saia. Kas see nüüd 3. universaalne lapsepõlve mälestus ikkagi osutub see olema, et kas sa tegid seda saia koti Gravityt lapsena? Ei, seda ei teinud. Mis see siis ämbriga järeb? Saia kott on ikka kõvem. See oli vist mingi 2-liitrine kokapudel ja siis vist äkki oli ämber. Busketsi. Mõnus. See on hea ja see on selline kopsudele sulle väga hea. No VO2 Max on proovile pandud. No nii. Aga vahepeal me tahaksime teada niisuguseid asju, et mis sa sellest arvad, Johanna, et meeste spermaviljakus on viimase 50 aastaga 50% kukkunud? Inimesed istuvad väga palju ja kotid peavad jahedas olema, nii et liikuge ringi. Ärge olge seal nagu diivanis kinni nii palju, tehke sporti ja kui hommikul ei tõuse nagu, kui te hommikul ei järka nagu lippvardas, siis on midagi nagu valesti. Minge jookske õues. On niimoodi või? Jah. Ma ei tea. Meeste tervis on halvenemas. Ma mõtlen, mis me neid aborte üldse teeme, kui enamutel pauk ei tööta nagu nii. Täitsa jabur ju. Mis arvad abordi keelustamisest siis? Ja kus see nüüd keelustati või miks see nüüd uuesti aktuaalne on? See on väga huvitav teema, aga samal ajal hästi igav ka. Selles mõttes, et ma ei viitsi seda arutada, sest nagu mida mul siin arutada on. Abort on minu jaoks meditsiiniline toiming
ja seal ei ole mitte midagi nagu esoteerilist või religioosset taga, seal ei ole mingisuguseid eetilisi küsimusi, see on protseduur nagu iga teine, ainult jah, ma tõesti teadvustan seda, et see võib olla emotsionaalselt mõnele inimesele keerulisem kui teisele. Aga miks selline protsess täna toimub, ma ei tea. See on see, et mingisugused vabariiklased USAs on nagu, ta on väga kaugele läinud, seal on mingi selline jällegi mingi parem populism ja nad arvavad, et nad kaitsevad naisi sellega, aga tegelikult, kui sa keelustad ära abordi ja sa surud selle jälle mustale turule, sa surud selle alla, siis sa ei keelusta mitte seda tegevust, vaid sa keelustad lõpuks ära turvalised abordid. Alles jäävad ohtlikud abordid, alles jäävad kahjud ja see on täpselt nagu sarnane selle uimasti teemaga, et kui sa surud selle alla, siis see ei kao. Alles jäävad nagu ohtlikumad olukorrad. Sa mõtled seda punast asja, mis sa lapsena tegid? Ma ei tea, millest sa räägid. Ei, mina ka ei tea. Ma ajasin sassi midagi. Okay. Aga päriselt, miks see praegu uuesti õhku tuli, kas USAs tahetakse keelustada seda või? Ja see Vau, ebavajalik. Ja see on isegi emakasiseste spiraalide keelustamine, nagu, mis on täiesti ka, miks te teete seda, keda see aitab? Palun aga, keda see aitab? See on Eesti iibe kasuks. Ma ei tea, üldiselt ma seda lugesin selle venna kohta, ma ei tea, kas sa tead siuke tüüp, palju mul ta nimi ei tule meelde, aga Rumeenias elas see mees. Ja siis tema juures käidi aborti tegemast, ta oli siuke pikk varras oli, selle lükkas sisse. Lihunik, külalihunik. Tänapäeval ei tehta sellised aborte enam. No, te teate, kuidas aborti tehakse? Tõmmatakse vabandust, riidepuuga võetakse süütust lastekodus. Aborti tehakse niimoodi, et sul on see on meditsiiniliselt, ehk siis seda tehakse mitte operatiivselt, mitte operatsiooniga. Niimoodi, sa oled terve aeg teadlik, sa saad 2 tabletti. Kusjuures üks nendest tablettidest on, kuidas seda, kõhuhaavandid, mingi intestine ulcers, nii. Nende vastane tablett kasutatakse nagu samal eesmärgil. Esimene tablett on see, mis blokeerib ära rasedushormooni tootmise. Ehk siis rasedus peetub, see ei arene enam edasi. Ja teine tablett 24 tunni pärast, 24-48 tunni hiljem siis, võtad sisse, mis ongi see kõhuhaavandite täpselt sama tablett. Aga sellel on selline efekt, et kui sa oled parasjagu rase, siis sul tekivad emaka kokkutõmbed. Ja sa lihtsalt põhimõtteliselt pressid selle endast välja. Pressid? Kuhu? Vetsupotti või? Põrandale või? Sa paned sideme alla ja siis tuleb välja. Kogu lugu. Ja see on nii pisikene, 9-nädalane loode, kus juures on väiksem kui riisitera. See on põhimõtteliselt, see on selline tunne, nagu see oleks väga vererohke menstruatsioon. Easy. Ei ole easy, aga mõnikord vajalik. Ma ei tea, no võib-olla jah, selle vardaga on äkki lihtsam. Vardaga kindlasti ei ole lihtsam, sest sa pead kindlasti emakakaelast läbi saama ja emakakaelast läbi saada mingisuguse vardaga. No see on üsnagi keskaegne pinn. Ei, keskaegne naljad, 80-ndad. See oli 40 aastat tagasi, see ei olnud 500 aastat tagasi. Rumeenias. Selge. Kinda aus ka. Ja. See muideks oligi selle pärast, et abort keelustati ja siis hakati vardaga tegema. No siis ongi pekkis, sest siis me tekitame täiesti ebavajalikku kannatust. Ja see on ka üks väärtus maailmas, mida võiks inimesed rohkem omada, et me vähendame asjatut kannatamist. Kelle kannatusi siis?
elusolendite kannatusi. Inimesed, aga ka teised elusolendid, kellel on võime tunda, meie eesmärk on vähendada nende asjatut valu. Kui see ei ole vajalik, miks me põhjustame seda? Sa ei ole kunagi lapsena putukaid piinanud või? Põletanud luubiga neid? Üks nendest universaalsetest lapsepõlve kogemustest ei või? Sipelgatest pigistanud seda hapet välja sipelgapepust. Ei, Ma ei usu. sorry, Ma ei usu nagu ma ei tea, mu maailmavaade ei ole selline. See on okei. Mis emotsioon on, et Zuzu Eesti 200-ga liitus, küsib Andreas. Mina soovin talle karjääri osas suurt edu, sellepärast, et see on kindel, et E200 saab Riigikokku. Ja Zuuzul oli soov poliitikat edasi teha ja tema südameasi on poliitika ja ta soovib kuhugi jõuda. Ja rohelistes olemine on hästi väsitav. See on tõesti hästi raske ja ma saan täiega aru, et ta tegi seda aastaid ja see lihtsalt väsitab nii ära ja ta tahab lõpuks ometi teha asja, mis ei oleks nii paganama keeruline. Ja tal on juba teatud kogemus ka ja ma arvan, et siis tal on tore. Kuidas mitu häält peab üksik kandidaat saama, et Riigikokku saada? See oleneb kvoodist. See on ikkagi päris palju, no ütleme mingi kindlasti üle 5000. Ta jääb umbes vahemikku, ma julgen pakkuda äkki 5000 kuni 10 000 häält. Mis tunne sul oleks, kui sa kandideerid Riigikokku ja üksik kandidaat Meelis Lao saab enne sind ja sina ei saa? Ma ei võtaks seda isiklikult, sellepärast, et Riigikogus on väga palju erinevaid huvitavaid kujusid ja ju siis on nii, et jah, ma väga tahan saada Riigikokku, aga ma üksikkandidaadina küll ei vea välja praegu, sellepärast, et ma ei ole niivõrd tuntud. Ma peaksin olema absoluutne superstaar ja mul peaks olema väga-väga palju raha, sest on otsene seos valimistulemuse ja raha vahel. Mida rohkem raha sisse paned, seda rohkem on hääli. Sama on pelletiga, ka? Mis sa arvad? Kuulume me Tarmo Pihlapit. Väga ilus laul on. Ja siis räägime edasi. Siin on veel, rahval on veel küsimusi. Siis on veel, minul on veel küsimusi. Saab maailma asja ajada. Ei tea, miks aeg kaob käes. Ei tea, miks aeg kaob käes. Ta siidina liibiseb käes. Võib-olla tööd tehes aia taha sai, lume alla jäi. Võib-olla siiamaani lebab tuurilael, võib-olla aknast sisse kae. Võib-olla joostes ta saba liigutas, võib valelt poolt läks üle tee. Võib-olla tuha minnes pähe raputas, võib-olla kadus üle vee. Ei tea, miks aeg kaob käes. Ei tea, miks aeg kaob käes. Ta siidina liibiseb käes, mu käes, kuhu jäänd on see, mida vaataks veel ja veel.
tere tulemast tagasi. On räägitud pelletist, on räägitud meelislaost, on räägitud mandist ja Riigikokku saamisest. Ja nüüd teeme veel oletuslikku asju. Kas sa oled vegan? Ei. Miks? Aga kas sa liha sööd? Jah. Sööd? Aga see on ju see sama loomade asjatu piinamine, millest me rääkisime. Loomapidamine on jällegi hästi nüansirikas teema. See loomapidamine, mida näiteks kuhu jõuab Rakvere lihatööstuse liha, et selline loomapidamine betooni peal, kus sul on mingi 5000 looma, keda nuumatakse võimalikult lühikese perioodi jooksul võimalikult suureks, kes ei näe mitte kunagi päikesevalgust, kes elavad oma roe sees, ei ole mitte kellelegi hea peale tööstuse majandusliku kasu. See on jah, väga nii-öelda CO2 emiteeriva ja nii edasi on, aga see on ka väga miteetiline ja hästi ebanaturaalne. Et nad on intelligentsed loomad, kes surutakse väga ebaloomulikesse olukordadesse. Aga kui võrrelda seda loomapidamisega, mis on vaba, need näiteks ütleme, veised on karjamaal vabalt ja nad lihtsalt söövad rohtu, neid ei viljastata kunstlikult, ehk siis neid ei vägistata, nii-öelda seemendata, nad mehed ja naised, isased ja emased loomad nagu lihtsalt elavad koos karjas, neid ei eraldata, on ju, nende lapsed elavad nendega koos, jällegi ei võeta neid ära, neid vasikaid nende juurest, nad elavad nagu loomad, nad elavad loomuliku loomaelu ja nad saavad päikesevalgus, nad lihtsalt nagu elavad normaalselt ja see on hoopis teine. Ja kusjuures see on CO2 neutraalne või isegi negatiivne ja nad annavad elurikkusele kaasa, mitte ei hävita seda. Nii et selline loomapidamine on väga kasulik ja ma tahan seda edendada. Okei, aga sa tead, et vana lehma liha maitseb sitemini või? Sellest sa ei saa teha vanast veisest. Kes sellest rääkis? Sa rääkisid loomapidamisest ju? Jah. Mis sa siis sa pead neid niisama või? Või liha jaoks pead? Ei nagu, jah, sa saad neid ka liha jaoks seda pidada, ma ei mõtlesin, aga asjad sellest, kuidas sa neid pead, kuidas? Sa pead ikka looma ju nooret maha lööma, kui sa tahad head liha. Selles mõttes. Jah, aga see, kuidas nende elu üldse välja näeb, võib olla täiesti kardinaalselt teine. Nagu ma olen ise lihtsalt sellistes loomapidamistes käinud, olnud, nende loomadega tegelenud ja ma näen, et nendel inimestel, kes nende loomadega tegelevad, neil on empaatia ja lugupidamine nende vastu, neid loomi ei piinata ja tõesti tehakse nagu maksimaalselt inimlikku tööd. No vot, jah, see on... Aga sa pead ikka noorena maha lööma selle veise, kui sa tahad head liha. See lihtsalt, sest vanast kuradi kännust sa ei saa head liha. See kahjuks on niimoodi. Aga see selleks. Mis sa sellest arvad, et Soome uuringu järgi pole maailmas piisavalt väärismetalli, et 100% roheenergiale üle minna? Nii. Tarbime vähem. Kõik meetmed, mida loetletakse, need ei ole mõtet nagu rakendada, kui me ei vähenda oma tarbimist ilmselgelt. Et me peame kuidagi jõudma sinna, et me suudame energiat tõhusamalt kasutada, et seda nii palju raisku ei läheks ja et et meie tarbimine oleks, ühesõnaga tarbimine oleks vähem, see on nii oluline ja ma saan aru, et me ei saa igale poole panna päikesepaneele, jah, aga tegelikult see tarbimine ei peagi nii suur olema, et seda kõike nii-öelda katta. Keegi vist... Ja uskuge mind, me ei lähe tagasi koopasse kohe, kui me mingi vähem peame tarbima ja meil jääb internet alles, soe vesi jääb alles, isegi kui me sinna koopasse läheme, siis see on ikkagi päris lahe koopas. Jah,
orjandus ütleb, et uues laines sai elekter otsa, vastab tõele 5 minutiks. Aga ma arvan, et seda öeldakse, Zannin ütleb, et me elame ajahetkel, kus maailmas on kõige rohkem inimesi, kui kunagi olema saab. Suur osa meie toidutööstusest on nagu ta on, sest peab ära täitma nii suure nõudluse. Vabalt peetud kanu ei saa kättesaadavalt ja järjepidevalt 8 miljardile inimesele pidada. Ma ei tea seda. Võib-olla tal on õigus. Aga ma just käisin, mu isa võttis endale kanad, paar tükki. Munad on kalliks läinud ja värki. Ja see on toidujulgeolek. Peamine diskussiooni koht oli siis see, kes pea maha lööb kanadel. Ja mina, vanaema väga ei taha nagu seda tööd teha. Ta kunagi mingid väiksed poisid käisid kanadel päid maha löömas. Kui teil on nüüd munakanad, miks te peate maha lööma? Kuked on ka. Sa oled löönud kanal pea maha või? Ei, vanaisa on teda teinud alati. A tahaks seda? Loomulikult ei taha, aga samal ajal jällegi austus peab oma toidu vastu olema, nii et kui mul oleks see au tappa isa oma kana, siis ma teeksin seda loomulikult sellepärast, et me oleme praegu võõrandunud sellest, et mis hinnaga ja kust see toit tuleb. Me lihtsalt arvame mingi, pohhoi peekon on nii hea, okei, aga oled valmis siis nagu päriselt ka tapma, võtma elu või? Selles mõttes on nagu, that's fine, aga nagu sa pead aru saama, kust see tuleb. Ma küll tahaks proovida kanal pea maha võtta või sellel kukel. Proovi, aita siis vanaema tahtis abi. Ma ei tea, jah. See ei ole minu mure muidugi. Minu kana tuleb poest. Näed jälle, näed, jah. Eitame vastutust. Jah, vist küll. Ei hooli isegi sellest vastutusest. Selles mõttes, et kui ma nüüd nagu hands down, päris ausalt ütlen, siis mind ei koti vaata. Jah, nagu enamikke. No vot, aga muuda mu meelt. Vaata, sõnadega on hästi raske. Me peame minema sinna kohale ja siis sa elad selle emotsionaalselt läbi ja siis sa mõistad seda. Sõnad, ratsionaalselt, mina ei suuda... Kuhu kohale? Seafarmi või? See ei ole ratsionaalne küsimus. Kui see oleks ratsionaalne küsimus, siis ma oleks ammu kõik ära veennud. Aga kuna see on emotsionaalne, siis reaalselt peabki kohale minema ja aru saama sellest. See on see point, miks mingi inimesed hakkavad üle öö veganiteks, siis sa nägid filmi Forks Over Knives. Sa lihtsalt emotsionaalselt elasid selle läbi. Võib-olla faktiliselt teadsid, et see kuskilt tuleb, on ju. Aga sa surud selle oma teadvusest välja. See on ebamugav. See ei ole oluline sulle, on ju. Aga kui sa ikkagi seal koha peal ära käid, siis jah, see on päris. See on umbes sama nagu, et miks mind peaks kottima, mis juhtus holokausti ajal nagu. Et kuidas see sind üldse puudutab. Aga nagu, it kind of does nagu. Ja kui sa sinna koha peale lähed, kui sa lähed sinna kontsentratsioonilaagrisse ja sa nagu elad ja koged ja näed, siis see läheb läbi sinu, sa elad selle läbi ja emotsionaalselt talletub ja kõik emotsionaalsed asjad on hästi tugevad. Nii, et võib-olla peaksime ekskursioone hakkama seafarmidesse korraldama. Eile rääkisin ühe vennaga, kes oli nagu, kes ütleski, et tead nagu, hakkame tegema tuure nagu. Wow. Lastele. Lastele? Oi, mina lapsevanemana. Miks? Pole ju mingi lapse vanem. Aga mis seal nii valesti on, et peab laste silmad kinni katma? Mis seal valesti on? Nagu sigade elu näitamises või? Siis mu laps ei taha enam süüa ju peekonit ja ma ei saa seda poest osta ja ma pean hakkama seal mingit rallima ja pole vaja. Palju lihtsam on mul, tead palju Lidlis praegu peekon on soodukaga? Ma ei taha, see on nii rõve. See ei ole mitte essugi, ma ütlen. See on väga ebameeldiv, et see on jälle see põhjus, miks miks enam spermas ei ole nagu piisavalt need veinikesi sees. Ja, just see ongi see, et nagu, mind ei huvita, ma saan peekonit iga hommik nagu. Nii odav on. Peekonis on asi või? Peekonis? Ei, see on see suhtumine nagu. Muidugi It's on. fucking toxic. Makes you sick. On toksik. Suhtumine on toksik või sellest sünnivad halvad otsused. Peekoni söömisest või? Ei, sellest suhtumisest, Kaila. Sellest suhtumisest, et mul on ükskõik või? Jah. Ma ei usu, et see suhtumine mu halba otsus, et siin midagi muutuks. Ma arvan, et sa tahad mulle öelda, et kui mul ei oleks siuke suhtumine, siis ma oleks oma elu jooksul palju vähem halba otsuseid teinud või? Jaa.
kuule, kui see nii lihtne on, siis hakka kohe muutma, vaata. siis sa ei pea isegi mingeid ekskursioone tegema. Väga hea. Läks lihtsalt täna äkki. No ma ei tea, iseasi on see, kas ma päriselt usun, vaata. See on muidugi teine küss, eks ole. Ma selles mõttes ma ei tea. Ma töötasin seal lehmafarmis kunagi. Kus? Tinambas. Okay, that's where? Victoria osariik, Austraalia. Seal oli 807 lehma, need sittusid üksteisele peale, sest nad ei mahtunud ära sinna. Ja nii, aga see on nagu inimlik pidamine, ei ole ju. Mina ei tea, ega No, see loomale üldse ülemus kohane. suhtus minusse ka nagu nendesse lehmadesse. Ja peaks ütlema, et mul oli ikkagi emotsionaalselt päris raske, nii et ma ei tea. See Ja kõige vanem and neist now oli seal imagine- 17, vaata. See Okay. on 17 aastat seda sama asja tundnud seal. Selles mõttes, et Ma tõmbasin kõrvast ühte lehma püsti ka ja siis mu ülemus lükkas suure kuradi metallorgiga perse sellele lehmale. Ta karjus mu peale, ütles, et tule siia, võtta kõrvast kinni. Ma olin nagu, mis asja? Ütles, et võtta kõrvast kinni, muidu su lehm sureb ära. Siuke värk siis. John oli ka seal minuga. Johnil oli mõlemad ammad, olid tal päris halvad, olid juba niisugused ussitanud. Ja John peale tööpäeva pesemas ei käinud, haises lehma sita järgi ja jõi piima mitu liitrit. that's life. Noh, siuke värk. Ja mina, kusjuures ma ei teagi, äkki ma ei joogi selle pärast piima. Lapsena ma mõtlesin, et see teeb hambad terveks. Aga kas sa ei tahaks minna Austraaliasse seafarmi tööle? Õppimise mõttes. Ei, ma juba olen kursis, mu vanaema maakoht on ühe sigala lähistel. See laiseb kindlasti. Jah. Ja ma olen seal sees käinud. See läks nüüd 5 aastat tagasi kinni. Ja see on sama tunne, nagu kui ma käisin ühes kontsentratsioonilaagris jällegi. Keskendumislaagris, jah? Ei, see oli Mõtled koonduslaagrit või? jah, concentration camp. Jah, tõlkisin valesti. Mis siis? Ühesõnaga, jah, mul oli nagu samasugune õõvastus sees. Hästi ebaloomulik. Tead, See lõhnas nagu surm. ma ei ole... Tähendab, 2 päeva tagasi ma hoidsin ise enda käes vetsupaberi vahel surnud rotti ja see haises juba päris, lõhnas päris halvasti küll. Niuke imal, siuke lõhn oli. Jah, just. Aga tead, ma olen Keilast ja suvel siis olenevalt tuule suunast, sul tuleb igas suunast pasahaisu. Ja üks tuleb Leholast, sest seal on seafarm ja siis teine tuul on siis Karjaküla tuul. Ja siis sealt tuleb naarit seda haisu. Tegelikult jõhker, see ei peaks niimoodi olema. Loomad tegelikult ei ole, nad ei haise. Kui sa nagu metsas näed põtra, karu, nad ei haise. Mingid hirved. Mu sõbra koer sööb sitta ja haiseb päris reegilt ikka. No jaa, sest kohe kui inimene sekkub, siis see on nagu alati something goes very inimene wrong. sekkub sellel hetkel, kui ta hakkab sitta sööma. Aga muidu sead, lehmad on puhtad loomad. Aga kui nad suruda väga ebaloomulikesse olukordadesse, siis nad hakkavad haisema täpselt samamoodi nagu inimesed. Naabritel on siga nagu koera asemel. Mis sa sellest arvad? See on nende elu. Ei no jaa, aga kuidas sulle tundub, kas oleks norm siga nagu koera asemel pidada? No võtke reaalselt, nad on väga lahedad, intelligentsed loomad, jah? Ja neil oli siuke väike kepik oli ka, niuke puust kepp. Ja siis sellega nagu liigutasid siga edasi, toksisid talle niimoodi vastu peput. Mine nüüd! No see on ka see jälle küsimus, et kas on vaja pidada ainult iseenda rõõmuks mingit looma. Ma saan aru, kui nagu päästad ära kuskilt massi pidamisest, aga lihtsalt moe pärast, näiteks mingi chihuahuandus, mingite koerte massiline paljundamine on minu meelest, see on nii veider ja see on nii vale ja ma ei saa aru nagu, see on nagu isegi, see on mingisugune perversse obsessioon loomade üle nagu kontrolli omamiseks, et nagu ma tahan, et sa oleksid just selline ja sa oled minu mingisuguse egoistliku iha ja lõbujanu
jaoks siia maailma toodud, sinu elu on minu oma ja nüüd sa teed niimoodi, nagu mina tahan. see on ju koertepidamine in a nutshell. Jah, tere, kutsu, tule siia, sa käid kellaaja pealt kakil siis, kui mina töölt tulen. Aga Zannin arvab, et tähendab, võtame siit järjest nüüd. nagu põhimõtteliselt laske loodusel olla, nagu miks peab kogu aeg vabandust väljenduse pärast nussima kõike, sest laske olla. Mu isa töötab Sigalas ja saadab päris sõgedaid videoid ja pilte. Jah. Ja Ruiks küsib talt, et kas šašlõkki toob koju. Mikroplastiki istumine on kottide killerid. Ja Rare Nova Reed arvab, et sperma sureb ikkagi kemikaalidest ja istumisest, mitte suhtumisest. Vot ma ei tea seda. Ma ei oska sulle öelda, kust see tuleb, sest ma ei ole teadlane. Aga kas sa tead seda? Mina olen loengut kuulnud. Minu meelest äkki oli isegi ööülikoolis räägiti meeste tervisest. Kunagi, see oli mitu aastat tagasi. Jah, vahemikus 2018–2020 ma pakun kuskil. Kui see sind lohutab, siis ma käisin meeste arsti juures. No, kõik korras või? Emotsionaalselt oli päris kurnav. Ma ei teadnud, kuidas eesnäärme ülevaatus käib. Sain teada, kas su elus on siis olnud olukorda, kus sa sõidad Pääskülla manti võtma ja saad terve asemel veerandi või? Ei ole olnud. Miks sul ei ole neid universaalseid lapsepõlve mälestusi nagu kõikidel teistel inimestel? Mis sa lapsena tegid? Ma lugesin raamatuid. Raamatuid? PlayStationit ei olnud teil peres? Oli küll, aga ma ei mänginud sellega. Meil oli GTA 4, mu isa mängis sellega, aga mina lihtsalt vaatasin. GTA 4? Ja, See oli ju mingi... see on väga ammu. Nojah, tõesti ammu. Tundus nagu uus mäng, no. Aga sa tead seda, et tavaliselt, kui mehed räägivad naistega keskkonnateemalistest asjadest, siis neid tegelikult ei huvita, vaid nad lihtsalt tahavad muljet jätta, et teistel eesmärkidel tahavad muljet jätta. No. Oled kursis või? On juhtunud nii? Kas sa näed läbi? Mina tavaliselt lihtsalt, ma muigan selle peale ja ma vaatan, kuidas nad teevad mu eest tsirkust nagu mingisugused nojah, see on minu jaoks lõbus vaatepilt, et nagu dance, maki dance, vaata. Ma ei tea, mis tähendab. Maki on sushi, aga mis see tähendab? Et tantsi siis. Läheb mööda praegu. Proovi siis esineda, mul on väga lõbus. Aga mis sa sellest arvad, et mis su elus siis nagu muutus, kui sa said teada, et Greta Thunberg on naftafirmade käsilane? Issand jumal. See on täpselt see küsimus, et kas te olete juba hommikuse konjaki joomise lõpetanud nagu? Sellele küsimusele ei saa vastata, sest see küsimus on lihtsalt valesti püstitatud. Rothschildidest oled kuulnud midagi või? Olen. No nii. Mis sa arvad, kes siin päriselt rääkisid mingist siseministrist mulle või sotsiaalministrist, mis sa arvad, kes siin päriselt maakera valitsevad? Tead, mis seal vahet on? Kui me teada saame, mis seal vahet on? Saame kontrollida midagi? Ei saa. Ja kui ma ei tea, siis ka mitte midagi ei muutu. Ja kas sa just enne ütlesid, et soovid Riigikokku minna ja kanepi legaliseerida ja Antsu legaliseerida? Sellest, mis nii? Ja nüüd muutub midagi või? Ja ma kujutad ette, sa istud selle, siis tuleb Rothschildide käsilane ja siis käsib sulle teha seda, mida nemad tahavad. Kas sulle ralli meeldib või? Ei, ma ei tea sellest väga midagi. Ei nagu tehke, sõitke, kui te tahate. Aga on okei. Soppa lendab, heit gaasi. Ma ei mõista väga seda ja ma loodan, et see nagu tegelikult võiks alati muutuda väiksemaks see tööstus ja samuti võiksid need sõidukid järjest rohkem keskkonnasäästlikuks muutuda. Aga ma ütlen teile, nii kaua, kui me süsteemi ei muuda,
nii kaua kõik need muutused on pelgalt kosmeetilised, ehk siis kui me muudame, et keegi tahab jätta muljet nagu a la rohelised, võitleksid selle eest, et kõik autod oleksid elektrikad. Kaila, it doesn't work, sellepärast me peame nii või naa rohkem materjali, ressursse kulutama, et seda üleminekut teha. Elekter peab ka kuskilt tulema, meil ei ole ju praegu puhast elektrit. So, nagu, mis see nagu muutus siis on? See on ainult kosmeetiline mingisugune nii-öelda rohepöörde nimel tehtud tegelikult valetamine, sest me ei saavuta sellega ju seda, et meil oleksid tänavatel, et meil oleks tänavatel rohkem kergliiklejaid, et meil oleks vähem autosid. Aga lao mulle neid päris muutuseid mõned. Mis aitaks? Linnade selline disainimine, et kergliiklejad oleksid tõepoolest eelistatud, et neil oleks mugav, et neil oleks ohutu, et lapsevanemad ei peaks mitu korda päevas mingisugust taksojuhti mängima lapsele kooli, trenni, tagasi, koju. Ja et igal inimesel ei peaks olema isiklikult autot. See peaks olema tegelikult luksus. Ma saan aru, kui inimene elab kuskil maal ja tal on palju lapsi, siis peab see auto olema. Aga linnas isiklikku autot ei ole vaja. Peres 2 või rohkem autot. See on absurd. Minu sõbra peres on 4 autot. Aga nad ei ela linnas ka, kas see muudab paremaks seda? Erandeid on alati ja me ei saa üksik inimesi risti lüüa. Me peame tegelema süsteemiga, me peame tegelema üldiste suuremate muutustega. Me ei pea tegelema üksikute juhtumitega. Aga kas sa tahaksid, et Tallinnas oleks niimoodi, et kõik autod oleks üldkasutatavad? Nagu tõuksid, mis siin tänaval on. Või Bolt Drive autod, aga eraautosid polekski. Kas see meeldiks sulle? Jagamismajandus, see on väga hea. Mulle ka meeldiks. Mulle ka meeldiks. Just. See oleks ülikõva. See oleks isegi väga kõva. Kuule, üks inimene ütleb sulle, tere Johanna, palun legaliseeri kanep, Johanna. See oleks siis 3. hääl, ma saan aru. Hea meelega. Ja see ei ole mitte ainult üks, siin on veel üks inimene, kes ütleb, et 4 häält, aitäh teile. Palju see sellest 5000 on? Ma arvan, et meid ei saa päästa enam nii, et Johanna võiks kogu energia mafi legaliseerimisse vajutada. Okay. Aga mingi ekrekas Võrus ütles ka, et legaliseerib kanepi, mis sa selle peale teed? No, ma soovin teile palju edu, sellepärast, et üks inimene, kellega ma tegin kanepi programmi rohelistes. Mis see programm endast kujutas siis? Lugege. Ja me tegime ka näiteks ju kanepi... Kas sa suudad funktsioneerida, kui sa oled kivi teinud? Ootame, lähme selle juurde kohe. Riigikogule esitasime petitsiooni, et võetaks uuesti lahti see uimastipoliitika reformi teema ja see mees lahkus rohelistest, ütles, et ta läheb EKRE-sse, sest tema sotsiaalsed väärtused on nagu rohkem nende poole ja ta näeb, et EKRE-s oleks tal nii-öelda tööpõld laiem ja siis ta läks rohelistest lambist EKRE-sse ja nüüd ta on seal ja siis mitte sittagi ole liikunud, sellepärast et see erakond on totaalselt sellise asja vastu. Kahju. Oota, aga kas keegi rohelistest on Riigikogus või? Ei, selleks peab ületama mingi asja enne. Täna ei ole jah, aga me oleme olnud varem Riigikogus. Nice. Künnis on 5%. 5% millest? Üld häältest siis. Kõikidest häältest peab 5% inimesi hääletama teie fraktsiooni poolt. Meie erakonna poolt ja kui me Riigikokku saame, oled juba sees. Niimoodi, erakonna poolt. Aga künnised on veel kusjuures. Künnised ei ole ainult mitte 5%, aga tegelikult juba 2% algab esimene künnis, kust algab riigi toetus. Ja meil on väga vaja riigi toetusele saada, sest praegu me tegeleme ainult annetuste põhjalt ja kujutage ette, et üks erakond, kelle tegelikult no ütleme, Riigikogu valimiskampaaniad suurematel erakondadel ulatuvad mitmetesse miljonitesse. Rohelised teevad kõik vabatahtlikult. Me maksame kõik ise kinni, kõik reklaampinnad. Et see on väga suur töö, see on väga raske töö ja loomulikult, kui raha on vähe, siis on tulemus ka selline, nagu ta täna on.
ja sellepärast ongi hullult vaja saada see minimaalne künnis kätte, et me saaksime vähemalt riigi toetusele. Täna on niimoodi, et need suuremad erakonnad saavad riigi toetust 100 000 eurosid, see on kõik meie raha, see on maksumaksjate raha, meie maksame EKRE ja Reformierakonna kulusid kinni, reklaamikulud, palgakulud, kõik see. Kas sa Multikulti TV-d oled näinud? Ei ole kahjuks. Selline mees nagu Allan Sarri, ütleb sulle midagi? Meelelahutaja ansambli PS Troika ninamees Allan Sarri. Allan Sarri teeb väikestele lastele ka multikaid ja selle nimi on Multikulti TV. Vaata. Siis tegelikult on hoopis kellelgi mingi küsimus. Mul läks meelest ära, oota. Ahaa. Nii, tuli. Esiteks Nico and Dude. Tere vastu. Ja vot, üks mees ütleb, et ma peale ei tee, aga kui minuga välja tuled, saad ka minu poolt hääle. See on siis 5. hääl. Eeldades, et ma kindlasti lähen. Ta eelmine nädal helistas siia ja küsis viinaraha. Aga ta on nüüd muutunud. Aga ta on muutunud mees. Okei, vaatab seda asja siis. Johanna on nõus sinuga välja tulema. Slide in my DM-se vaatama seda asja siis. Ja kirjuta mulle. Ja talle, jah. Selles mõttes, et ma tegin screeni sinu fännardist. Ma tahaksin seda näidata. See oli päris hea. Ja siis, kes see joonistas sulle selle siis? Ma ei saa seda öelda. Austaja. Sest see inimene ütles, et kuna tal on nii palju erinevaid austajaid, et kui mina paneksin üles, et see on tema tehtud, et siis ta armukesed läheksid kadedaks. Siin ta on. Aga ma võin öelda, et see mees on mingi 45 aastat vana vist. Või mingi 50. Okei, võib-olla mitte nii palju. Töö pealt ma vaataks, et ta on siuke 6. klassi laps, aga... Jop. Aga see oli lihtsalt lahe, nagu mul ei ole varem tehtud. Okei, üks oli tegelikult, mis oli tegelikult... Okei, mul on 2 kunstnikku teinud, kes on nagu professionaalselt teinud kuskile nagu meediasse, nagu karikatuure. Aga see on nagu päris siuke fänni asi. Jah. Kas sul on veel fänne? Ma olen kindel, et üle 1 on, jah. Kas sa seal fännilehel on sul ka kasutaja või? Mis mõttes fännilehel? Onlyfans.com sellel lehel. Ei ole, aga mis te arvate, sellest võiks teha või? Ma vaataks. Kindlalt või? Mis sisu tahad? Mis poliitikat ei taha, ütleme nii, no. Nagu, okei, et Johanna-Maria Tõugo peaks tegema OnlyFansi mingi dissipilti tegema. Okei. Ise rääkisid siin, jah, et plekk ei liigu üldse peale, et sealt tuleks, ma arvan. See on päris huvitav, jah, mida mehed on kõik võimelised nagu tegema lihtsalt. Mehed? Näha. Miks mehed? Ma arvan, et teravik, kes vaatavad, on ikkagi mehed, jah. Ma mõtlesin, me elame siin võrdses maailmas. Ei või? Vot, mida kõike ei saa teada, ühesõnaga, aga mida ma sain teada on see, et palju sa raha tahad siis nende asjadest ja mis ma saan selle raha eest? Ma seda sisu pean veel vaatama. Arvatavasti, et mida mina olen nõus pakkuma, on erinevad põhimõtteliselt nagu lihtsalt rantid nagu, mis on rohkem isiklikumad. Ma ei saa neid väga kuhugi panna kuskile mingi Instagrami üles, sellepärast, et mingid ajakirjanikud jälgivad. Aga kui mul on luku taga ja raha eest, ma saan pakkuda mingit nagu sükest käredamat contenti, seda mulle meeldiks. Ränte? Jaa, lihtsalt nagu okay. Kus ma lihtsalt nagu kus ma olen mingi rämevihane näiteks või ma leian mingi uue mingi sotsiaalmeedia mingi asja. Vaata, ma ei ole seda tüüpi, ma tahan nagu, kui ma tahan eputada endaga, siis ma teen seda nagu oma partneri jaoks teatud kindlas kontekstis.
no rändi eest mina ei käiks raha välja. Ma vaataks muid asju. Mingid keskkonnateemalisi asju näiteks. Sina seafarmis näpuga viibutamas. Vähe riideid. Näiteks. Või mõni muu näiteks sina vähe riideid puid istutamas. Sina Just really anything. Sitaks big joint. Okay. Vähe riideid. Vähe riideid. Okay. See oleks teemana. Seda ma vaataks. Mis sa arvad, kuulame mussi või? See on minu lemmiklaul. Mis sinu lemmiklaul on? Mul on nii palju erinevaid. Really. Bob Marley. Aga Pombillas on hea. Ma just kuulasin, enne kui ma siia tulin, ma kuulasin siukest lugu, ma arvan, teile meeldib see. Sipelga 14 Genka Usain Bolt. Seda ma ei tea. Väga hea lugu. Ta rütmi ei tunne ja viisi ei pea, ei keemiat, ei füüsikat jagada pea, kuid sellegi poolest on ta seltsis meil hea, see mees on rasta. Ja tüli ei tõsta, ei tekita kära, kus viga näeb laita, seal parandab ära, nii kõiki meid võlub ta silmades ära, see mees on rasta. See mees on rasta, see mees on rasta, 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 mees on rasta. See mees on rasta, 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 kui küsid, mis mees on, ma vasta. See mees on rasta, rasta, mees on puhta rasta. See mees on rasta, rasta, mees on puhta rasta. Ütleb, kui sa ükskord tunned, et on tuju väga paha, tahaks võttagi kapist jahipüssi ja lasta ennast maha, olgu süüdi selles purunenud armastus või raha või lihtsalt kadus elu ta hea. Käi välja veidi raha, et täita piibukaha ja kui sa seda suitsetad, siis sulad nagu vaha ja kui sa seda suitsetad, siis polegi nii paha lihtsalt minna lasta. See mees on rasta, see mees on rasta, 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 mees on rasta. See mees on rasta, 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 kui küsid, mis mees on, ma vastan. See mees on rasta, rasta, mees on puhta rasta. See mees on rasta, rasta, mees on puhta rasta. See mees on rasta, see mees on rasta, 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 mees on rasta. See mees on rasta, 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 kui küsid, mis mees on, ma vastan. See mees on rasta, rasta, mees on puhta rasta. See mees on rasta, rasta, mees on puhta rasta. See meie rasta mees on üsna kummaline kuju, ükskõik kas jookseb, lendab, sõidab rattaga või ujub, aga kohale kui jõuab, päästab kõigi meie tuju. Mees on rasta, nii kõiki võlub tema lebe iseloom, mõnus naljas on ja positiivne vibratsioon, kuid ühes asjas kindel käel ta ajab oma joont ja peagi saame teada, et ta tegelik missioon on see, kui Tartumaa, Mulgimaal ja Harjumaal, Hiiumaal ja Saaremaal, Võrumaal ja Valgamaal, Läänemaal ja Pärnumaal, Niida kui ka Lääne-Virumaal, Raplamaal, Jõgevamaal, Järvamaal ja Põlvamaal, igal pool kõlaks rege, igal pool kõlaks rege, igal pool kõlaks rege, igal pool kõlaks rege. Igal pool kõlaks rege, 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 rege. Igal pool kõlaks rege, 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 rege. Igal pool kõlaks rege.
Legalize. ma käisin Keilas seal Rõmmi taga müüri peale on tehtud siuke graf ja sinna on kirjutatud mitte legalize, vaid legal. Ma ei tea, kas see vastab tõele, Johanna Sorust. See Rõõmu keskuse taga. Rõõmu kaubamaja taga müüril, jah. Ma ei tea, mis sa arvad, kas see vastab tõele? Ma lähen järgmine kord vaatan üle, sest ma vahepeal sõidan läbi sealt. Pead muga koos minema, sest et sa ei leia seda üles muidu. Või siis sa võid mulle helistada ja siis me samal ajal räägime. Nüüd me oleme jõudnud sellise osa juurde, aga eelnevate inimestega oleme sellest rääkinud. Täna me natuke modifitseerime seda mängu. Et eelmised korrad on olnud wrestlingu tag team, sest siin on rohkem inimest, siin oled täna sina üksinda. Lugu on siis selline, et sul tuleb boksimatš erinevate nimedega. Ja siis see lihtsalt, mis sa ise arvad, kas sa saad jagu või ei saa? Martin Helmega. Oh my god, that would be a killer fight. Okei, aga nagu meil on boksikindad või? Meil on nagu kõik on nagu real või? Sest mul on võtteid, mis ei kuulu kindlasti boksi valdkonda, aga... No teeme siis, et vaba võitlus, MMA. Ja, aga kas MMA-s on ju käed, jalad lubatud on ju? Ja. Kubemäe piirkond? No see on natuke alatu, aga ma arvan, et kui sinna Kubemäesse lööd, siis mul liiga midagi selle vastu ei ole. Okei, siis kindlasti ma teen ära selle nagu. Ma võidan. Nii. Läheb siit pool samat X-kromosoomi. Mart Helme. Sama käis. Sama, jah. Aga Jüri Mõis. Miks ainult mingi süüksed mehed? Suured mehed. I don't know, nagu... ma peaks vist minema kuskile enesekaitse trenni. Aivar Pohlak. Kogenud naisepeksja Aivar Pohlak. Ma arvan, et tal ei ole mingit... Tal on hape, ma saaksin teda sealt tirida. Ja sa saaksid tal jänese käpaga teda nõiduda. Ja Kaja Kallas. Babes totally would do it. Ta on nii nagu peenike naine, kes väga ei jõua trennis käia, sellepärast, et tal on väga-väga tihe graafik. Mina see aasta käin jõuksis nagu mitu korda nädalas tõstmas. So, I could do. Palju surud rinnalt? Tead, ma olen rohkem nagu jõutõmbe naine. Jõutõmbe on kõva. Oi, issand. Daniel Sepp. Ei tule ette praegu. See on see vend, kes oma naist lämmatas. Ja siis on mingi nimi Karl Kanger ja mina ei tea, kes Karl Kanger on. Daniel Seppa ma tean küll, ma ei ole näinud ühtegi suud, mis hullemini suitseks kui see. Ja see ei ole Kanepi toss. Martin Müürsepa ülemine pool. No meestel on väga kõva ülakeha. Ja ta on suur mees ka, nii see mees, sa saaksid kaela ilmselt, jah. Nagu torso tuleks vastu vaata. Aga kui on ikkagi MMA vaata ja tal ei ole jalgu ja kuna ma olen jõutõmbe inimene on ja siis mul on tugevad jalad. Aga võib-olla ta paneb sulle tappliitega fiboblokiga paneb sulle pähe ühe paugu. Pähe, aga ta on ikkagi minu meelest lühem äkki. Okei. Kui ta ainult torsoga tuleb. Martin Müürsepa torso on pikem kui sina. Martin Müürsepa on mingi 3 meetrit pikk. Kindlalt. Vähe ei ole. Oled sa näinud, kuidas ta tappliitega fiboblokki hoiab? Nää. Pudistasin peale endal selle peale. Okei, kuule, siis tuleb veel. Kristiina Šmigun vähi. Steroididega. Sorry, jään alla vist, sorry. Ilma steroidideta? No ta on ikkagi pikk tugev naine, no. Aga samast on juba keskealine, no. Raske. Baruto paneb ära. Vasaku jalaga ainult tuleb. No, Baruto vasak jalg selles mõttes. Ta võtab mul niimoodi kratis kinni ja ma olen... No, ta müksab su nahku lihtsalt. Kas steroidid võiks ka legaliseerida? Ei. Aga kas Kristiina
Šmigun Tehke vähi, lihtsalt sporti. aga ta esimesed 3 aastat oma elust vahetas iga päev verd. Endiselt võidaks ära, noh. Aga nüüd läksime tag-tiimide juurde, nüüd oled sina, sa võid endale valida, kes suga kaasa tuleb. Ei, mitte vastase, vaid kes sinuga tiimis on. Nagu minu Fight Club või? Nagu nüüd on nagu selles mõttes nagu 2 versus 2, nagu tag-tiim. Nagu teate jooksus sa annad pulga üle ja siis te vahetate. Sa ise vali endale keegi. Kes oleks mingi mega hea vend? Mirko Moiser äkki? Ma ei tea teda. Marko Moiser äkki? Marken Olop äkki? Kas need on välja mõeldud nimed? Ei ole. Sa ütle veel ühe korra, et on välja mõeldud nimed. Okei, vabandust. Kes oleks väga hea tiimiliiga? Väga raske, ma ei mõtle tavaliselt sellistele asjadele. Ma mõtlen sulle ise siis lihtsalt. Kelle me siia paneme? Bemmi Kristjan. Nagu võtame siis kedagi, keda sa tead. Georg Lurichit ikka tead ju. No temaga siis. Ta tõstis terve lehma endale pea kohale. Pilte ka näinud sellest. Ja vastu tulevad sulle Jaak Madisson ja Riha Terras. Kuule, Kalja, me alistame väga lihtsalt. Selles mõttes, Jaak Madissoni olete näinud enne, kui ta läks Europarlamenti ja pärast või? Nagu ta oli kiitsakas poiss enne ja kohe, kui Brüsseli hea raha peale sai. Nagu all that bacon, jah. Nagu all that freakad nagu. Ja hea õlu ja liberaalsed väärtused ja kõik see on ohtlik mäng. Liberaalsed väärtused, ma saan aru küll, mis sa mõtled siin. Aga Jaak Madisson, sa võiks selle telefoni mulle tagasi suua, mis mult ära varastas. See on nagu never forget. See oleks normaalne asi, mida teha. Jaak Madissoni, kusjuures tema haridus on kelner. Nii et kui vaadata näiteks, kui ta oli enne Riigikogus, siis vaadata Riigikogu statistikat ametite osas, hariduse osas, siis seal oli mitu ajaloolast ja mõni eripedagoog on ja siis üks kelner. See oli Madis. See vend läks kutsekooli, et kelneriks õppida. Järelikult, jah. Ja nüüd on Europarlamendi saadik. Miks sa nükst asja õppima lähed? What the fuck? Aga igatahes jah, Riho Terrasega ma ei jamaks, et ta pani, ma kuulsin ise üksi 20 vennal ära. Mitte üldse ammu aega tagasi. Ma olen tema poega trennis näinud mitu korda. Mis ta nimi on? J-tähega oli. Jonathan. Siis see ei ole Rainer. Tervitused Rainer Terrasele. Aga ta on väga hea kelner, kui ta on seda... Ja tema on kusjuures E200-s. Ahaa. Kus Riho Terras on? Isamaas minu meelest. Brüsselis on odavam toit kui Eestis. Täiesti usutav. Mis sa sellest arvad? Miks see nii on? Väga pekkis. Eestis on väga kõrge toidukäibemaks 20%. See on väga palju kõrgem kui näiteks Kesk-Euroopas on, Saksamaal näiteks on toidukäibemaks varieerub, kui sa lähed poodi, supermarketisse, siis sa võtad tšeki, siis sa näed, et igal toiduklassil on oma käibemaks mingi 2-8-ni, mingi 12%-ni. Ta jääb umbes sinna, mitte kõrgem kui 10%. Vähemalt koroona ajal siis nad madaldasid kohati isegi 0-ni, mingid baastoiduained olid 0 käibemaksu. Lihtsalt selleks, et inimesi toetada raskel ajal. See on cute. Ja Eestis on 20%. No jaa, Eestis on ka korraldajatel 20, kõigil on 20. Üks mees olevat kuulnud, et Riho saapa sees on selline relv peidetud, et läbi kanna tulistab. Reverse Achilles või? Ma ei tea, jah. Vast kand on tema kõige tugevam koht ja sellega pähe ei tahaks saada klubi ees. Kui see selles mõttes mingid värvid ei ole päris need. Jah. Kas sa tahad veel kellegagi fiktiivselt kakelda? Kellega ma tahaks rämedalt kakelda, las ma mõtlen.
Tartu linnapeaga oleks väga lahe. Urmas Klaas või nüüd on mingi uus? Urmas Klaas. See pidi suht normaalne vend olema. Siuke Lego mehike. Tal on Lego mehikese nägu, kui sa guugeldad, siis sa näed. Nagu kui, kui Lego mehike oleks nagu päris, siis see oleks Urmas Klaas. Okei, vaatame. Kas sul on isiklik piif temaga? Kas sul on isiklik teema temaga? Ta on lihtsalt naljakas kuju nagu. Ja ta on reformierakondlane. Ma olen kuulnud, et Tartu on kultuuriüritustele palju avatum kui Tallinn. Ei no Tallinnaga võrreldes on kõik hästi tore. Tartus või? Või maailmas? Üleüldse nagu. Selles mõttes Tallinnas on päris nagu siin sakib natuke. Ebakvaliteetne nagu ja. Ma ei ole rahul. Mul ei meeldi olla Tallinnas. Mina ei ole ka fänn, aga see on ainuke koht Eestis, kus olla, kinda vaata, kui sa tahad üldse midagi teha. Oleneb. No selles suhtes ma käisin nädalavahetusel, ma käisin 4 päeval Pärnus. Ja saad aru, et off-season Pärnu on nagu veel sitaks mõttetum kui Viljandi või? Saad sa aru või? Ma elasin Tartus 4 aastat. Mis arva, mis ma tegin seal 4 aastat? No paku. Sa käisid mökus? Jah, jõin. Nii et kahjuks peab leppima. Aga oskad sa mulle öelda, et kui ma guugeldan Urmas Klaas, siis miks tuleb Berk Vaher? Sest nad on omavahel natukene seotud. Ma ei tea kõiki asjaolusid, aga kindlasti ühel määra, ühes asjas nad nagu teevad koostööd ja see on Süku. Berk Vaher on väga suur Süku pooldaja ja see on Urmas Klaasi selline suur projekt. Ja. Ardu pidavad ka kultuuriüritustel avatud olema. Ardu, selas mu vanaisa kunagi. Tõsi, jah? Käisin seal. Ardu grillis oled käinud? Ei ole, aga ma tean seda kohta. Mina ka ei ole. Ma olen alati mõelnud, kas see on reaalselt hea. Kui keegi teab, kas Ardu grillis, nagu, kas üldse eksisteerib enam, et enam ei saa mööda sitta väga saab, aga lihtsalt pead ei lähe enam. Ma olen, jah, sa läheb sealt kõrvalt. Ma olen small talkinud ühe inimesega, kes ei tahtnud alguses väga öelda, et Ardust pärit on. Sealt Tallinna lähedalt. Ja tema ütles, et päris hea grill on, jah. Okay. Pidavad siis pankrotis olema. Ja, pole raske uskuda. Berk Vaher kirjutab arvamuselt artikli teemal Urmas Klaas, linnapea või Lego mehike. Aga mina olen ka väga Süku poolt. Et seal oli enne ka turg vist oli enne. Et ühesõnaga see ei ole see, et nad mingi hävitavad rohelust. See on Peldik park, seal magab parmud. Tehke valmis. Mis sa arvad? Selleks on alternatiivseid kohti Tartu linnas, milleks ei pea parki maha võtma. Üks väga hea koht on Sadama teatri juures, mis on täiesti peldik koht, kus ei ole praegu mingit haljastust, see on lihtsalt asfalt kõrb, seal on see vana lagunenud turg ja teater on ja mis on tühi ja nagu suured kultuurihuvilised EKKM-i puhul ütlesid, et korda, mitte kinni, siis ka selle pargi puhul teeme selle korda, mitte ei võta maha, on ju. Me peame aru saama, et jah, ajaloolised väärtused on olulised, aga maailm muutub ja maailm muutub aina kiiremini ja me peame nende muutustega kaasa minema, sest tugevamad, mitte tugevamad ei ellu, vaid need, kes kohanevad paremini on ja survival the fittest, et me peame kohanema enda uute tingimustega ja meil on lihtsalt vaja rohkem rohelust linna. Nii siis me peame seda hoidma, see on kulla hinnaga, just see, et kui meil on vanad kõrged puud, nad on väga väärtuslikud, sest me ei saa neid taastada nii kiiresti. Me saame mingid põõsad nagu mõne aastaga, aga me ei saa suurt puud, mis pakub varju, mis pakub elukohta. Elurikkus on väga-väga oluline teema ja kliimamuutustele vastu astuda saabki just nagu mitut asja korraga tehes, et sa pead säilitama elurikkust
ja samal ajal hoidma temperatuurid vaos, sa pead üleujutustega tegelema, riske vähendama. no selles mõttes on vähemalt kaks erandit. Üks on pappel, teine on karuputk. Aga Johanna, mis sa arvad jõutõmbe kriitikast? Strongman Joe Rogani podcastis ütles, et selle risk ja reward pole seda väärt. Ja tema ise, Nico and Dude, näiteks ei saa teha jõutõmmet, sest tal on puusad haiged. Ja Priidu arvab, et jõutõmme on selgelt overhyped. Mis sellest arvad? Igaüks tegeleb selle spordiga, mis tema kehale sobib. Kellele ei sobi jõutõmme, äkki võib minna vesivõimlemisse. Sobib. Proovige. Mis sa arvad riigikaitsest? Kas naised peaks praegusest rohkem kaasatud olema? Kas sa oled ise osalenud riigikaitses? Ja kas sa oled näiteks Wagner grupiga tulevahetuses olnud Malis? Tulevahetuses ei ole olnud, aga Kaitseliiduga võiks küll liituda, et alati tasub olla valmis, alati tasub olla teadlik ja omada oskuseid, mis võivad tulla just siis kasuks, kui ei just nagu sellised olukorrad, ohtlikud olukorrad võivad tekkida väga ootamatult. Ja mistõttu ongi hea alati valmis olla Kaitseliiduga. Ma lubasin enda sõbrannaga, et me liitume sellega sellel aastal. Et jah, eks siis vaatab. Meil on mingid inimesed seal ees. Lahe. Selge. Kas keegi tahab veel küsida midagi Johanna käest? Johanna Maria käest? Öeldakse nii vist või? Johanna Maria. Johanna käest. Johanna Maria. Enne kui me tänaseks lõpetame. Inimesed ei saanud su vastusest aru. Kas naised võiksid olla rohkem kaasatud? Jah. Vastus Kas on ma jaa. tulevahetus ei? Mis teema sellega on, et kõik süvariigi vennad teevad kooki, aga samas ei legaliseeri seda? Kook on siis coke või? Ehk siis kokaiin või? Jah. Okei. Väga huvitav, ma ei tea. Mul ei ole seda statistikat, kui palju tehakse kokaiini. Kokaiini üleüldiselt, sellega ma olen nagu kursis, et on väga kahjulik maailmale, sest see, kuidas seda toodetakse, on väga keskkonda hävitav ja ka inimõiguseid hävitav tegevus, nii et kus see tuleb, see on juba hästi minu jaoks hästi vastuoluline küsimus ja see, kui puhas see arvatavasti on, mis meile tuleb on ja mina olen kuulnud, et kõige puhtam, mis on meie turud leidud, on mingi 30% ja mitte rohkem, muu on mingi muu asi nagu. Okei. Siis on tõusnud, aga see, et tähendab ikkagi, et pool sellest on mingi kriit nagu. Et ma ei tea, kas tasub nagu. No see ongi, see on see risk and reward nagu, mis on siit, et see maksab ilgelt palju ja mis sa saad selle eest? Sa saad paukus olla. Väga kallis pauk, nagu ma ei tea. Reike mingi reaalselt mingi muu. Sa teed Gravity Bongiga, sa ei aja kella 8 hommikul ära ju. Oma eluvalikut tuleb siis üle mõelda, ikka ma ei tea, kas on aga kui sa tahad, kui sul on vaja 8 pidu panna. Kaja Kallas paneb sinuga koos. See on sinu eluvõimalus, et kui sa siit seda kriipsu nüüd praegu ei tõmba. Mis asja? Majandusinimesed teevad küll kokki, sest seda ma olen nagu seriaalidest näinud. Aga oled seriaalidest näinud. Aga amfetamiin, see, mida Tutermaa laos praegu tehakse, valmistatakse, et kas selle valmistamise protsess on vähem kahjulik inimestele? Teda ei pea tooma teistelt mandritelt ja niimoodi, et loodus selle arvelt tohutult häviks. Ma
olen kuulnud, et seda saab nagu kodumaises laboris ka toota. Saab vist suht lihtsalt, jah. Sa niimoodi teed siin nägu, et sa oled kuulnud. Ära kurat aja mulle. No uudised on ju nagu avalikud selles mõttes. Ikka räägitakse. Peace Rare Nova Red, ta tänab sind ja mind ja ütleb naised kaitseväkke. Nico and Dude ütleb, põhjusega on valge surm suhkur, mitte kokaiin. Ja mina jätkuvalt ei usu, et sa ei teinud lapsena seda punast tantsu, mis tegelikult meta oli. Aitäh teile!